Tere õhtust. Mina olen Kant. Indrek Kant. Lihtsalt siin särgi peal on kirjaviga, et see on nõrga. Vanasti ma koolis ütlesin G-tähe kohta nõrga K-ga. Aga Kant olen ma ikkagi. Vanemale generatsioonile teadmiseks, kes vaatavad, et mäletavad veel Kante, kandipoisid käisid ja laulsid, siis mina olen selle kõige vanema kandi noorem poeg. Teile teadmiseks. Noortele ei ütle enam mitte midagi. Olid ajad. Mina olen terviklikult terve. Vähemalt aprillikuus sellel aastal järjekordses kompuutris läbi käies arst ütles, et no nii, nagu soomlased ütlevad. Siin ei ole küll mitte midagi teha, sa oled täiesti terve mees. Ja kus see algas? Nii orienteerivalt umbes 5 aastat tagasi äkki mul siin rinna kohal sünnimärk hakkas veritsema. Ja kohe päris hullusti, et ta nagu segas elamust olemist, segas särgi kandmist just suvisel ajal. Pidevalt paneb plaaster peale ja mõtlesin, putukas on ammustanud, aru ma ei saa, mis see on. Ja siis targad nõuandjad, eriti abikaasa, kes alati sellises olukorras ütleb, et mine arsti juurde. No läksin nahaarsti juurde ja nahaarst ütles, et põhimõtteliselt siin nagu polegi hullu midagi, aga igaks juhuks käi siis, või teen saatekirja kirurgile, et lõikab välja selle sünnimärgi koha. Sain kirurgi juurde, lõikas välja ja võeti proov ja siis ütles, et 6 aja pärast peaks enam-vähem teada saama, et kas seal on siis mingid koldid ka, et on ta healoomuline, pahaloomuline, mingid, mis iganes. Ja see 6 aega, minu jaoks ta oli lihtsalt üks protseduur, et võeti ära, kõik on hästi ja ma peaaegu nagu unustasin selle 6 aja ära ja läkski 6 aega mööda. Tegelikult läks natuke rohkem mööda. Kui tuli siis meili peale kiri, ootame sind PERH-i nahaarsti juurde täiendavale uuringule. Ja mis seal ikka, kui on vaja täiendavalt uurida, siis on vaja uurida. Minu jaoks oli kõige ägedam oli see, et see õde sealt PERH-ist, kes see saatis, oli üks venelanna ja tema perekonna nimi oli Pogoljubeva. Eesti keeles ehk siis jumala armastaja. Ja ma ei saanud teistmoodi, kui ma kirjutasin talle vastu, et teate, teil on ikka väga äge perekonna nimi. Et see annab kõvasti kindlust teie juurde tulla. Ja läksin sinna ja siis öelda jah, et siin on nüüd mingisugused kolded ja ka vähjarakud ja muud asjad, et võtame natukene sügavalt selle sünnimärgi osa, lähme kaenlale lümfidesse ka ja vaatame, mis edasi saab. See operatsioon tehti ka ära ja kõik oli hästi. Me saime need kolded kätte ja midagi hullu. Aga nüüd see on nüüd see hetk, kui ma teist korda võigemini läksin selle nahaarsti juurde, kes oli siis juba selline kogenum, kes ei öelnud, et ei, siin ei olegi suht midagi hullu. Minu südames oli rahu. Ma ei mäleta, et ma nüüd selle 5 aasta jooksul või siis õigemini selle haiguse aja jooksul oleks kordagi küsinud, miks, Jumal? Miks? Ma tean, et ma andsin ennast Jumala kätte tervenisti üle. Mul oli see kindlus, et minu nimi on taevaraamatus kirjas, õnneks ka Kohila koguduse raamatus. Ja seal oli palju õdesid, vendi, oma pere, eestpalved, mis mind toetasid. Aga südames oli rahu, täielik rahu. Ma kordagi päevagi ei pabistanud, ma ei mõtelnud, et mis nüüd saab. Arsti juurde minnes tavaliselt küsitakse, et enamus vist küsivad, eriti vähihaiged, et palju mul jäänud on. Mul mõttessigi, et ma sellist asja küsima peaks. See on kõik Jumala käest, tema teab, palju mul jäänud on. Ja kui ma pean minema, siis ma pean minema. Läks natuke aega mööda ja siis läksin jälgimistesse
iga 3 kuu tagant. Natuke aega läks mööda ja siis avastati, et kolded on edasi kopsudesse läinud. Mõlemas kopsus, ühel pool ja teisel pool, metastaasid. Ja minu südames on ikka rahu. Sest ma olin ja olen oma elu usaldanud Jumala kätte. Saagu, mis saab. Jumala poole on pöördutud. Ma usaldan Eesti meditsiini. Vähemalt sellel määral, mis need haiglates teevad. Mitte libameditsiini. Ja ma õnnistasin neid arste ja seda operatsiooni. Ja sellest operatsioonist tuli läbi, mõlemast kopsust võeti need tükid välja ja elu läks edasi. Kuni natukese aja pärast jälle järgmisel või ülejärgmisel uuringul arsti visiidil ütles mulle, et tead, Indrek, nüüd on metastaasid edasi läinud või uuesti tekkinud. Kopsu ja äkki vist oli maksas ka isegi. Ja nüüd me lõikama midagi ei hakka. Me paneme sulle ravi peale. Tänu Jumalale, et selleks ajaks oli üks ravi saanud ka haigekassa toetuse, immuunravi, mis aasta varem oli ainult kättesaadav läbi vähiravifondi Kingitud elu. Ja ma usaldasin Jumalat, ma teadsin, et sinul on minu elu jaoks parim. Kui ma pean minema, siis ma lähen. Kui ma saan terveks, tänu ja kiitus sulle selle eest. Ja ma hakkasin seda ravi saama ja see oli iga 3 nädala tagant. Õnneks ainult 20 minutit tilgutiga veeni ja need seansid, mis ma seal päeva ravitoas olin, need olid minu jaoks sellised hetked, kus ma sain paluda kõikide teiste eest, kes olid mu ümber. Ma kordagi ei palvetanud, et Jumal luba, et see ravi, mis nüüd siin tilgast tuleb, et see mind terveks teeks. Sest ma teadsin, et see kõik on Jumal kätes. Ma väga palju ei jooksnud ringi, ma väga palju ma mõtlen mööda palvekoosolekuid, mööda tervendamiskoosolekuid. Ma ei tea, miks, aga ma tundsin, et ma lihtsalt ei pea seda tegema sellisel määral. Sest ma usaldasin Jumalat. Ja mul oli rahu. See on tegelikult kõige olulisem, et sul on rahu. Kui sa oled täna siin ja sa tunned, või sa tead, või sul on öeldud, et sul on ka mingi haigus, ei pea olema ravimata, et sul on haigus, siis see on sinu kätes on otsustada. Kas sa võtad seda Jumala rahuga vastu või keerad ära. Lihtsalt lähed pööraseks. Hakkad otsima, ei tea mida, ei tea kust. Ka loomulikult Jumala käest. Aga võib-olla pingides, äkki süüdistades, võib-olla iga päev miksitades, miks. Mul on hea meel selle üle, et ma suutsin ka oma keemiaravi arsti õnnelikuks teha. Et ühel visiitil ma olin viimane, keda ta vastu võttis ja ta ütles, tead Indrek, kõik eelmised, ma ei tea, 10-15, ma pidin neile kogu aeg ütlema, et see ravi ei mõju, su näidud on halvemaks läinud. Ja siis ta ütles mulle, Indrek, tänu sulle mul on kindel tunne, et ma ikkagi teen vist õiget tööd. Sest minu näitajad olid paremaks läinud. Ja muidugi ta teadis, et ma olen kristlane ja ikka iga kord ma ütlesin, et Jumal õnnistagu sinu tööd ja aitäh selle eest, mis sa teed. Aga kõige selle sees oli mul rahu. Rahu on väga oluline asi, mida sa saad enda sees hoida, millega koos sa saad ringi käia. Ka kõige võib-olla sellistes metsikumates olukordades, kus sa tunned, et mitte miski enam ei aita. Mina seda isegi ei tundnud, et mitte miski ei aita enam. Sest ma teadsin, et ma olen heades kätes. Ja loomulikult siis, kui juba need
Raviseansid käisid ja tulid vastused, uuringud. Kõik läks aina paremaks. Kuni kuskil, ma ei tea, 1,5 aastat tagasi või millal see oli, siis arst ütles, et meil terveid inimesi siin firmas ei ravita. Jah, jälgimisel ma ikka käin. See on pigem rohkem arstide kinnituseks, et nende töö nagu on vilja kandnud. Et nad kindlad saaksid olla selles, et ma olen elu ja tervise juures. Ja sellepärast mul oli ka täna suur au öelda, et selles mõttes ma olen terviklikult terve. Mul on hea meel, et ma sellel aastal, ma pole elu sees saanud kordagi 2-5 korraga. Mitte kordagi. Sellel aastal maikuus ma sain 2-5. Ma sain 55. See nüüd ei ole küll aplausi väärt, et ma 55 olen, aga see oli nagu üks selline, minu jaoks, mõeldes sellele, et meie suguvõsas onu poolt ja onu pere kaudu on onu tütar, onu poeg, onu naine, tegelikult noores eas. Nad ei ole seda vanust kätte saanud. Ja ma olen tänulik, et Jumal mind terveks tegi. Ma olen tänulik meie raviarstidele. Ja mul oli siinkohal just mõte öelda, et jõuluaeg läheneb. Ja kui te ei tea, keda kuskil mida annetada, siis vähiravifond Kingitud elu. See on üks hea koht, kuhu annetada. Ja see oligi minu tunnistuse osa, mida ma tahtsin teile täna jagada. Aeg sai läbi. Aitäh!